nii, ja nüüd ongi käes päev ja hetk, mil on põhjust alustada sellega, mida ma paar nädalat tagasi lubasin. Ja see on see, et ma avan piimameister Otto väga kvaliteetse, väga maitsva toote klassikaline kodujuust, mille parim enne möödus 16. märtsil ja annan talle uue lisandväärtuse. Nii. Lõhn on väga meeldiv igal juhul. Nii, igaks juhuks ma siiski nõrutan siit pealt ära selle nii-öelda vee osa, mis on siia tekkinud, et järgi jääb ainult kodujuust. Lõhn on absoluutselt värske ja meeldiv. Nii, ja kuna ma olen teinud oma segu suppi, kus on kõik, mis kapis mul leidus, rakendust leidnud. Ja kuna minust on saanud vahepealsete päevade jooksul tõsine ja veendunud karulaugu fänn, siis loomulikult paneme karulaugu igale poole, kuhu ta sobib, ega sinna, kuhu ta ei sobi. Aga seda otsustan ma siis, kui ma seda söön. Igal juhul olen ma teinud oma segusupi. Paneme karulaugu ohtrasti juurde. Ja siis kasutan ma ära selle Otto meistri kodujuustu. Ja toit on nii valmis. Nii. Tegelikult liiale liiga ei tee. Ja miks mitte ei võiks minu karulaugu supp olla mitte supp karulauguga, vaid karulaug supiga. Sest sisetunne ütleb seda, et see on tõesti vitamiinipomm. Ja miks mitte ennast varustada selle vitamiini arsenaliga. Ise korjasin, mis annab talle nii-öelda lisandväärtuse. Ja lõhn on väga hea. Nii, siin supis baasiks. Selle supi alusel oli vist mingi hernesupp. Ja siis ma olen pannud siia kõik võimalikku kraami, mis kapis on olnud lisaks. Ja nüüd siis Otto meister, tähendab piimameister Otto, mis teeb sama välja. Ja absoluutselt. Nii, täpselt nii nagu lõhni on ka maitse. Ja see on siis nüüd piimatoode, mille parim enne möödus, palju see siis nüüd on, parim enne möödus 16. märts ja täna on 9. mai. Noh, mööda minnes ka nagu siis võidupüha ja sellega kõik kaasneb. Fantastiline! Nii. Ja sellega mul pole ka mõtet koonerdada, maitseme. Sõbrad, siinkohas ma lõpetan, sellepärast, et mul tõmbas makukrampi. Nii hea oli. Otto meistrit võib veel juurde panna. Tegelikult ma panen terve selle karbi ära, mis ma siin ikka koonerdan. Et kui on lahti tehtud, mine tea, järsku siis lähebki hukka. Fakt on see, et müüt piimatoodete kiirest riknemisest ei ole mitte kergelt liialdatud, vaid see ongi müüt.
absoluutne. Ja mina, kes ma armastan väga piimatooteid, see on mu peatoidus, pean nentima kurvastusega, kui palju toiduaineid hävitatakse Eestis, maailmast rääkimata, läbi selle saatanliku parim enne märgi. See on nii paraku.